pihta. Tere tulemast Rohelise kooli võrgustiku seminarile. Sellel õppeaastal on meil see oma arvepidamise järgi, oleme siis 6,5 juba. Meil oli siin vahepeal üks selline Rätsepa ülikonna webinar ka vähendatud koosseisus. Mina olen Eva Kirsi-Povedi Tartu Loodusmajast endiselt ja koos Marisega me siin seminare teile korraldame ja tänase seminari teemadeni kohe jõuan. Jagan omal ekraani ja kõigepealt siis alustame, nagu meil tavaks on, natukene meie enda uudiseid. Mis meil Rohekoolis siis toimumas on, et taas nagu ikka kõik juba harjunud, et mikrofon üldiselt väljas. Kui on küsimusi, siis ma arvan, et meil tänased ettekandjad ise ütlevad, et kas hoida neid küsimusi varuks või kohe küsida. Et minu lühiteadete ajal võib kohe küsida. Ja täna ongi niimoodi, et mõned meie teadaanded ja siis anname sõna Marilyn Eessalule Eesti rohelisest liikumisest, kellel on käimas väga põnev projekt kliimasõbralikud kooliköögid. Meil on Rohelises koolis üheks teemaks on toit ja teine teema on kliimamuutused ja tegelikult see toiduga seotud keskkonnamõju on väga suur ja meil sellel aastal ongi olnud tegelikult päris mitmeid toidu teemalisi webinare juba ja tänane webinar on ka tegelikult otsapidi osa on puhtalt otseselt toidu ja osa on siis natukene laiemat. Marilyn tutvustab meile ka mõningaid häid juhendeid, mida saabki hakata kasutama siis ka nüüd ja kohe. Marilyn räägib siis lähemalt. Ja kui me oleme kooliköökide teemaga ühele poole saanud, siis jätkab Silja Kana Eestimaa Looduse Fondist. Eelmine aasta, peaaegu aasta tagasi, veebruaris vist rääkisime Kalaforeest, mis on väga hea ühest küljest õppevahend ja teisest küljest otseselt aitab meil tarbijana paremaid valikuid teha. Ja nüüd on sarnane tööriist Lihaforee ja saame siis sellega lähemalt tuttavaks. Natukene meie teadaandeid. Kõik teavad rohelise lipu taotluse tähtaeg koolivaheajal 27. aprill ja kellel on vahearuande tähtaeg, siis neid ootame sellel korral mitte enam siin kevadel, vaid hoopiski augusti lõpus, kuid loomulikult võib õppeaasta lõpus selle ära saata. Erinevaid võistlusi, kampaaniaid, konkursse, neid ma saadan endiselt jooksvalt listi ja tuletan ka meelde, et meil on Rohelise kooli programmi lehel Tartu Loodusmaja ees, koolituskeskus all, Rohelise kooli programm ja siin on eraldi siis menüüs kampaaniad ja konkursid. Ja kindlasti kutsume teid kõiki osalema meie EcoSchoolsi programmi sellisel suuremates kampaaniates. Kaia 2030, kes ehk ei jõudnud, ma ise ei jõudnud näiteks novembrikuus liituda väljakutsega Spotting Nature, siis see toimub nüüd kevadel uuesti ja see toimub mais ja juunis. Ja selle sisuks on siis tutvustada enda jaoks seda väga tähenduslikku olulist paika looduses ja teha seda sotsiaalmeedia kaudu, teha sellest kohast siis pilt ja kindlasti jagada ka mingisugune huvitav fakt, et ta on ka see hariduslik pool on seal olemas. Et see on tegelikult päris põnev ju teada, et millised kohad on õpilastele tähenduslikud, mis on need, kus nad käivad ja kus te ise käite, kus kolleegid käivad. Ja siis kutsuda teisi inimesi ka selles väljakutses osalema. Et ma siis loodan, et ma teen ise siin maikuus ka otsa lahti. Aga see kuhugi kokku ei jookse tervikuks, et võib-olla te tahate ise oma õppeasutuses kas või päädletina teha, et kui teha näiteks õpetajate vahel, et siis miks mitte ka teha üks koht, kus siis see kokku jookseb, et saadagi teada, et kellel, kus need pühad ja head looduse kohad asuvad. Siis on üks konkurss, mille tähtaeg on 15. aprill ja on võimalus saata oma head näited otse Foundation for Environmental Educationile. On nimetatud Best Practice Competition. Kui mäletate, siis jaanuari teises pooles oli meil tunnikavade konkursi tähtaeg. Tunnikavade konkursside kahjuks meil ei osutunud populaarseks,
see töö, mis laekus, selle me saatsime ka edasi Taani. Et aeg on selline, et ilmselt oleme kõik parajalt ülekoormatud, et mis seal salata, sellised konkursid ja hetkel ei ole väga suure osalusaktiivsusega. Aga et kes tunneb, et tal on midagi väga kõnekat jagada, et siis ma ikkagi julgustan. Ja ju ma pöördun siin ühe ja teise poole ka veel otse, et võib-olla see jõupingutus, see vorm ära täita ja Taani poole teele panna siiski väärib küünlaid. Ülemaailmsed tegevuspäevad või Global Action kampaania. Kes mäletab, eelmisel aastal oli aprilli lõpus sarnasel ajal toimus ühe veebirakenduse Treasure Appi abil anti päevaülesanded ja oli selline siis mahukam tegevus. Siis sellel aastal aeg on sarnane, aprilli lõpus 20–30 aprill. Koolide puhul langeb see ka koolivaheajale ja siis on öeldud, et tegelikult võib seda alustada juba varem selle tegevusega ja võib teha ka veel maikuus. Ja peaks tulema ka veebirakendusse, selle kohta veel info on tulemas, aga on teada need 5 tegevust ehk siis käejälge, mida te saate teha. Ja kui te osalete oma õppeasutusega, siis olge head, pange kindlasti ka kirja, registreerige ennast, et see on otse Taanis FE juures. Ja et seal on küsimus ka, et siis korraks selle lahti ka klõksata. Et sa näha, et mis riigist, mis tüüpi institutsioon ja kes siis osaleb ja kui palju siis neid osalejaid on. Ja saab valida siin ka mitmeid gruppe. Ja on 5 siis tegevust ja juhendit, et saate siis vaadata need enne üle, kas neid kõnetavad. Ja kui kõnetavad, siis saate osaleda. Hetkel on veel käimas Tere Kevad tuntud headuses. Kes tahab hakata kasvatama lina, siis eile õhtul oli see sama webinar, mis siis kahjuks minust mööda läks, aga ma sain teada igatahes, et kes soovib ruutmeetrit linaseemned endale ja osaleda selles projektis, siis osalussoov tuleb saata liis@folkat.ee-sse. Ehk siis Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidule. Ja märtsi lõpus, ja jällegi mida kiiremini, seda parem. Nad ütlesid, et neil on seal vast kuni 200 seemnepakikest, mida nad siis laiali jagavad. Ja märtsi lõpuni on meil käimas rahvusvaheline kalade joonistusvõistlus. On vaja nõuabi siis Eloraspel, Keskkonnaametist on aitamas, kaasa mõtlemas. Küünlaümbriste jaht kestab kuusa kuskil märtsi lõpuni. Ja ma omalt poolt veel teen reklaami linnuvaatleja määramisvõistlusele, et seesama, et meie ise õpetajana loodust hästi tunneksime ja oskaksime seda vahendada, sest tänu sellele tegelikult ka kõik see muu tuleb, ehk siis see soov seda kaitsta, seda keskkonna olukorda parandada ja ka võib-olla motivatsioon ise neid erinevaid seoseid näha meie igapäevase elu ja keskkonnamõju vahel, siis MTÜ Linnuvaatleja korraldab iga-aastaselt linnuvaatleja määramisvõistlust, kestab veebruarist novembrini, iga kuu antakse 5 küsimust, hääleküsimus ja pildiküsimused, et see on selline väga hea õppevahend endale. Ja saab kindlasti ka märtsi või veebruarikuu on läinud, aga saab veel liituda ka alates märtsist. Et veel jõuab. Ja Vapramäe Vellavere Vitipalu matkamäng kutsub saatma oma matka kokkuvõtteid neile ja on võimalus siis võita nende poolt üks matk, siis küll nende juures, ehk siis siin Tartu külje all Vapramäel, et kes kaugemalt tuleb, siis ilmselt sõidukuludega võib minna keeruliseks, aga on võimalus. Ja RMK metsaviktoriin on siis käimas. Nurmenukuvaatluse korraldajad on öelnud, et see aasta samuti nurmenukuvaatlus tuleb, ilmselt sellel aastal küll viimast korda. Ja loodusfestivalid ja loodusvaatluste maratonid samuti sellel kevadel mais toimumas juunis. Ja üks teadaanne veel võib-olla, mis on selline oluline teada, et 4. ma saadan sellega listi, 4. aprillist 29. aprillini võtab vastu õppekäikude taotlusi Keskkonnainvesteeringute Keskus
ja nemad on, ühesõnaga, nüüd see taotlemine on toimumas mitte enam Kikases, kes on harjunud esitama, on uus keskkond, on RTK keskkond. Aprilli alguses on nad lubanud teha ka tutvustava webinari, et siis natukene räägitakse ilmselt ka tehnilisest poolest, et kus asub ja kuidas esitada. Ja õppekäigule on ette nähtud 200 €. Ehk siis on vaikselt järjest kahanenud see summa, mida antakse siis kas õppeprogrammi juhendamise või transporditasuks. Ja nüüd meie webinaridest ja seminaridest, et 2 viimast aastat on siin natukene päris seminaride osas üle kivide ja kändude läinud, nagu te teate hästi. Hilissügisel jäid meil ära või ei jäänud ära, lükkusid teadmata ajaks edasi toitumishariduse töötoad Meeltekool seminarid Tallinnas. Nüüd on kokku lepitud kuupäevad 12 ja 19 mai. Maris saadab kõigepealt kutse neile, kes siis registreerusid novembris ja kui jääb seal kohti üle, siis hõikame selle laiemale ringile ka. Ja õpilaste kontaktseminarid on ka tulemas, eelmine õppeaasta ära jäänud Tartumaal ja Tallinnas on siis kuupäevad. Liiga palju. Eeva, sa kadusid. Ma kadusin. Kas nüüd on kuulda? Ja. Väga hea. Et tõesõnaga õpilaste kontaktseminarid, see puudutab siis koole ja päris seminarid oodame siis õuealade teemal teha ka ja lähiajal need kuupäevad paika saada, et Kadri Maikov Eesti Maaülikoolist on siis valmis tulema natukene harima. Tema on hiljuti valminud. Maris, kas oli roheteraapia on selle raamatu pealkiri? Autor, üks autor. Ei, tervendav aed oli see. Tervendav aed. Või tervendavad aiad. Tervendavad aiad. Loodame, et tuleb inspireeriv ja sisukas. Ja enne seda tahaks jagada ka omavahel kogemusi, et millised õuealad aiad kellelgi on ja natuke seda õppida, sest et sellist üle-eestilist õppekäiku me käiksime kõikid aiad läbi, ei saa teha, ei jõua. Ja maailmahariduse teemaline selline suurem, võib-olla kas nüüd mahukam, aga et teha koolitus seminaripäev Rannamõisa lasteaias. Et see siis on ka selline ühekordne, et üle Eesti saab siis sinna tulla. Aga jällegi info kohe tulemas. Ja siis taas palve, et kui te sotsiaalmeedias jagate oma tegemisi ja asju, et siis te viitate Rohelisele koolile, siis olge hea, viidake Rohelise kooli programmi ametlikule leheküljele. Et see meie Facebooki grupp on kinnine grupp, kust edasi ei saa ka jagada. Just selle mõttega, et me kuidagi seal vabamalt saaksime õppeasutuste tegemisi jagada, et ei lähe Facebookis kuskil meist sõltumatult edasi rändama. Aga et ja seal on teised ei näe, see on kinnine grupp, aga et kui te tahate viidata, siis ja selle eest ma olen väga tänulikud, et sellele programmile oma võrgustikule rohkem tuntust koguda, et siis viidake meie ametlikule lehele. Nii, Maris, ega ma tulevaste seminaride kohta vist täpsustame niimoodi niipea kui info koos saadab Maris listi ja avame registreerimised, et on ajastust tulenevalt on need kokkulepete sõlmimised olnud kuidagi ajamahukamad, kui on varasemad kogemused olnud. Nii, aga nüüd ma annangi edasi sõna siis meie tänastele peaesinejatele ehk siis kliimamuutused ja toit. Nii. Ja Marilyn, annan sõna edasi sulle ja saad ennast ise tutvustada ja ekraani jagamise võimalus peaks ka ilusti olemas olema. Ja, aitäh. Kohe vaatan, kas mul õnnestub ekraani jagamine. Nii, nüüd peaksite kõik nägema. Kui ei näe, siis hõigake. Ilusti näha. Ja, tore. Tere kõigile, mina olen Marilyn Eessalu Eesti Rohelisest liikumisest ja olen siin siis 1,5 aastat või varsti juba 2 aastat töötanud siukse projekti nagu Klikis Network kliimasõbralikud kooliköögid, mille mõte ongi siis selles, et vaatame, kuidas
kooliköögi terviklikku ja lasteaiakööki ka ja miks mitte tegelikult laiendada seda ka näiteks hoolekandeasutustele, haiglatele, vanglatele, osaliselt ka restoranidele, et niisugust terviklikku kliimamõju hinnata ja vähendada. Ja nüüd on meil valmimas, ei ole veel 100% valmis, et nagu ikka kõik asjad lükkuvad edasi, siis selline praktiline juhend oma köögi kliimamõju hindamiseks ja vähendamiseks. Ja ma seda juhendi sisu siis täna lühidalt tutvustan teile ja kui see on lähinädalatel loodetavasti ka füüsiliselt valmis ja digitaalselt olemas, siis kindlasti saab Eeva või saab sinna rohelise kooli listi ka jagada, et kõigile avalikult kasutamiseks olemas. Nii, aga vaatame, kas ma... Nii, natuke siis laiemalt, alustan kaugemalt, et miks siis üldse kooliköökide kliimamõju oluline on see, et me siin oleme võtnud kollektiivse eesmärgi, et Euroopa Liit pingutab selle nimel, et jõuda kliimaneutraalsuseni aastaks 2050 ja see tähendab, et tegelikult igas sektoris midagi peame tegema, peame kokku tõmbama oma süsinikuheidet ja toidud ja koolitoidud ja lasteaiatoidud on niisugune avaliku sektori üks valdkond, kus siis tegelikult just nimelt avalikul sektoril endal on võimalus seda teha, olla eeskujuks ja saavutada tegelikult ka päris märgatav kokkuhoid. Et arvutasin siin projekti alguses natukene, et Eestis pakutakse umbes 36 miljonit koolilõunat, sealhulgas siis lasteaiad, aga ei ole sisse arvustatud siis lasteaedade hommikusööke ja pikapäeva või õhtuöideid. Ja siis, et kokku see on siis ligi 40 000 tonni CO2 või süsihappegaasi heidet aastas, mis võrrelduna meie energiasektoriga muidugi ei ole väga suur, aga sellegi poolest. Ja eriti kuna seal säästupotentsiaali on, siin on see toodud, et kõik asutused on erinevad, koole on suuremaid, väiksemaid, lasteaedu samamoodi, et siis sellest sõltuvalt, kui suur see on, ka sellest sõltuvalt, mida seal juba tehakse, mis seadmed on, näiteks on siis võimalik säästa, maksimum on niisugune 40% sellest praegusest mõjust, mida selle projekti arvutused on leidnud. Aga siis, kui näiteks kõik Eesti koolid ja lasteaiad seda teeksid, siis kokku tuleb juba päris hea sääst. Nii, ja see on siis see juhendi kaane pilt mul siin teile näidatud, et hetkel ongi see kujunduses otsapidi. Ja tuleb ilmselt nii füüsiliselt kui digitaalselt ja sisaldab siis niisuguseid umbes 30 leheküljel niisugust kokkuvõtlikku ülevaadet sellest, et mis üldse moodustab siis kooliköögi kliimamõju ja kuidas seda siis, millistele aspektidele tähelepanu pöörata ja kuidas seda siis vähendada, kui soovi on. Et see kõik alguse sai tegelikult juba aastal 2016, kui Saksamaal alustati projektiga, mille nimi oli Keeks, millest siis nüüdseks on saanud Klikis ehk kliimasõbralikud kooliköögid, siis on see saksakeelne ja ingliskeelne lühend. Ja selle mõte oligi see, et koostöös siis teadusasutuste ja koolidega töötati välja selline lähenemisviis, mis vaatles kooliköögi toiduvalikuid, selle energiatõhusust, nii seadmete olemust kui nende kasutamist ehk praktikaid ja jäätmeid. Ja Eestis siis laienes see projekt siis aastal 2020. Eesti roheline liikumine on partner ja meie saime võimaluse hinnata 8 kooli ja lasteaiakööki, 4 kooli ja 4 lasteaeda. Et need on ka üsna erinevad, mis on väga tore, et need tulemused andsid niisuguse päris laia ülevaate. Ja nende tulemuste niisugune koondaruanne on meil ka valmimisel. Et mõnedest nendest tulemustest ma siin räägin ka täna. Ja kui niimoodi kokkuvõtvalt öelda, et mis need kliimamõjuga seotud tähtsamad aspektid köögis on, siis ongi toiduvalik, tehnika ja jäätmed.
ja kus siis on kõige suurem säästupotentsiaal, on tegelikult ikkagi toiduvalikul. Eriti siis muidugi paraku peame rääkima lihast, millest ka Silja hiljem räägib teile lihafoorist. Ja köögitehnika, mis siis on kuni veerand kogu köögi kasvuhoonegaasidest. Ja toidujäätmeid, neid me küll arvestasime nagu nii-öelda CO2 mõju arvestasime siis nagu sama asja järgi, mis toiduvalik. Ehk siis see moodustab osa sellest toidu CO2 mõjust, aga sellegipoolest on see väga oluline, sellepärast et uuringud näitavad, et ka Eestis me raiskame toitu tegelikult üsna palju. Ja see meetod siis, mis seal Saksamaal välja töötati, see keeks või klikis analüüs, et siin ongi niisugused väga lihtsad, väga selged aspektid ja juhendid, millele siis tähelepanu pöörata. Siin te näete seda ja kõik need alapunktid on siis selles juhendis, mis varsti siis eesti keeles on ka olemas, lahti seletatud. Ja ma nüüd alustangi sellest kõige suuremast ehk siis sellest menüüanalüüsist ja ütlen kohe ära, et oleme siin lähtunud Tervise Arengu Instituudi ja Terviseameti soovitustest, uuringutest ja nõuetest. Ja kuigi liha on siis kõige suurema keskkonnamõjuga aspekt liha ja piimatooted siis selles menüü valikutes, siis meie otseselt ei soovita või ei palu kellelgi hakata taimetoitlaseks või veganiks, et statistika ütleb, et eestlased ikkagi tarbivad rohkem liha, kui on tervislik ja sellest lähtuvalt kooskõlas siis Tervise Arengu Instituudi enda soovitustega soovitame meie, et teha üks lihavaba päev nädalas koolitoidule. Et kui seda teha teadlikult ja hästi, siis see ei ole kellelegi üle jõu käiv, see ei muuda kellegi toidulauda vaesemaks, see võib hoopis rikastada, kui kasutada põnevaid mitmekesiseid taimetoidu retsepte. Ja see vähendab kliimamõju, siis kogu menüü kliimamõju, et kui sa teed seda ainult ühel päeval nädalas, näiteks on taimse teisipäeva kooliprogramm, et nemad pakuvad siis seda teisipäeva asju, aga see loomulikult võib olla ükskõik mis päev, siis see kuhjub aasta peale korrutatuna õpilaste arvuga, tuleb see tegelikult päris suur mitmetonnine, võib isegi kooli suurusest sõltuvalt olla mitmekümnetonnine, et CO2 emissioonide vähenemine sellest tulla. Ja selle nii-öelda tuntavus, kui seda hästi teha, ei tohiks olla midagi drastilist. Ja siin ongi meil siis partneriks selles samas projektis ongi taimse teisipäeva kooliprogramm, et nemad on samamoodi, nad on koolitanud kokkasid ja neil on ka Terviseameti nõuetele vastavad menüüd välja töötatud just nimelt koolidele ja lasteaedadele, retseptid ja pakuvad siis niisugust nii-öelda väljaõppeprogrammi koolikokkadele ja lasteaiakokkadele ja need 8 kooli, kes meil osalesid, said ka oma kokad sinna saata. Ja mõned neist on juba nii-öelda liitunud ka selle taimse teisipäeva kooliprogrammiga ja ei ole halbu sõnu kuulnud. Minu meelest neid peaks juba Eestis üle 100 olema neid koole ja lasteaedu, kes on selle taimse teisipäeva programmiga üldse liitunud. Nii et tore, tervislik, kasulik ja ka kliimasõbralik. Ja kommenteeringi, et meil oligi novembrikuus oli ka taimse toidu teisipäeva tutvustamine, et meil on ka päris paljud on liitunud tegelikult. No väga äge. Mul oli ka hea meel neid nagu partneriks leida, et on tore koostöö olnud. Ja siis lihast rääkides ka, eks ole, et kui seda liha nagu valida, et siis tasuks valida siis natukene kliimasõbralikum liha, aga sellest siis räägib Silja täpsemalt, aga ka minu selles juhendis on tegelikult viidatud lihafoorile ja needsamad
üsnagi kattuvad soovitused välja toodud. Nii, aga veel on see menüü osakaal, et see ei koosne ju ainult lihast, eks ole, et siis samamoodi selles juhendis me lühidalt vaatame seda, et kui suur on siis taimse toidu osakaal menüüs, loomse piima osakaal ja siis kogu see toiduainete kliimamõju on siis arvutatud, on võimalik arvutada ümber CO2 ekvivalentideks, mida siis meie tegime selle oma 8 kooli- ja lasteaiaköögiga, kuid mis tegelikult ei ole üldsegi vajalik selleks, et teha nii-öelda häid muutuseid omaenda menüüs, et see on lihtsalt sihuke empiiriline andmestik, mis aitab võib-olla veenda inimesi, et jah, on võimalik, on nii-öelda emissioon on praegu kõrge, seda on võimalik vähendada. Et loomse piima kohta seda ma ütlen ka, et samamoodi nagu siin toidupüramiidil välja tuli, et piimatooteid tarbivad eestlased liiga palju, mistõttu siis me soovitamegi ka koolitoidus siis vähem, kuid kvaliteetsemaid ja mahedaid. Ja taimetoidu puhul siis on meie Tai uuring, mis ütleb, et köögivilju ja puuvilju tarbitakse liiga vähe, mis samamoodi on väga kliimasõbralik, kui sa teed seda rohkem ja selle arvelt siis vähendad oma lihatarbimist. Aga mul on siin nüüd üks näide teile, et kuidas meie seda siis tegime, see on nüüd Tartu Descartesi kooli, mis on 1 nädala menüü, lõunasöögid ja see need keskmised rohelised, see üleval esimesed 5 on siis põhitoit. Nemad on liitunud taimse teisipäeva kooliprogrammiga, aga nad pakuvad paralleelselt iga päev nii tavatoit, mis sisaldab liha, kui siis taimemenüü. Taimemenüü ongi need roheliseks värvitud keskmised siin ja siis need alumised on pikapäeva rühmaained, kus on see väiksem mõju tuleneb sellest, et tavaliselt ei ole seal magustoitu ja nii palju lisandeid. Aga nagu näha on, siis CO2 ekvivalent portsjoni kohta on ikkagi liha sisaldavatel toitudel oluliselt suurem. Siit järgmisest tabelist arvutasime me välja lausa nagu protsente mul siin miski pärast ei ole, aga muidu isegi protsentuaalselt, eks ole, et kui palju siis ühes eines, kui suure osa moodustab liha kliimamõjust, siis mitte nüüd kilogrammides, vaid mitte nagu nii-öelda toidueine massist, eks ole, vaid see on siis ühe portsjoni kohta, et kui suur, kui selle portsjoni kliimamõju osadeks võtta, siis kui suur osa sellest on tänu lihale, tänu piimatoodetele või siis taimsetele koostisosadele. Ja siin on näha, köögivilja borš on, mis ta siis on, peaaegu 5 korda väiksema kliimamõjuga kui siin ahjulõhe või kanakintsuliha. Samas boršil, eks ole, on köögivilja borš versus siis borš sealihaga, eks ole, et väga oluline vahe on. Mis jällegi ei ole, ma ei näita seda mitte selleks, et öelda, et me peaksime lihasöömise ära lõpetama, vaid selleks, et öelda, et kui me tahame olla tervislikumad, siis ühtlasi saame me olla kliimasõbralikumad. Ja teine oluline asi, mida siin märgata, ongi siis see piimatoodete suur osakaal, et siin ahjulõhe filee juures oli see koorekaste, kanakintsu liha juures oli ka koorekaste, aga ka magustoidud, mis võivad teinekord olla, et kui on vahukoore kondenspiima ja kodujuustu magustoit, et siis selle ka mitte, et öelda, et seda ei tohiks teha, eks ole, aga lihtsalt, et seda siis tasakaalustada näiteks mõne taimse asjaga teisel päeval, mis on samuti nii tervise seisukohalt kui siis kliima seisukohalt on. Üldiselt käivad nad niisugust ühte sammu, et see, mis on sinu tervisele kasulik, on ka kliimale kasulik. Mitte nüüd 100%, aga niisugune hea rusikareegel. Ja veel menüü osas, mida me vaatlesime ja mida tasub siis ka nagu selle juhendi järgi vaadata, on see, et millistes pakendites toit kooli jõuab, kas kasutatakse joogiks kraanivett. Ma ei tea veel Eestis ühtegi asutust, kes ei kasutaks kraanivett. Siin oli suur erinevus selle Saksa uuringuga, kus
Saksamaal vist vähemalt esialgu kõik koolid, mida nad uurisid, kasutasid mineraalvett, mullivett pudelites. Selle kliimajalajälg oli selgelt väga-väga suur ja siinkohal ma ütleks, et Eesti on üsna eesrindlik ja tore. Ma loodan, et see jätkub nii. Ja muidugi ka siis mahetoit, kohalik ja hooajaline toit, et ka selle jalajälg on tegelikult oluliselt väiksem kui nii-öelda tavatoidul. Mahetoidul siis seetõttu, et kasutatakse vähem pestitsiide ja väetiseid ja kohalikul ja hooajalisel toidul siis lühema transporditee ja väiksema nii-öelda kasvuhoonete kasutamise tõttu. Aga mahetoidu puhul, kuigi Eesti on tegelikult päris suur mahetootja, siis olen aru saanud, et koolides ja lasteaedades on probleem selles, et kust leida tootjaid ja tarnijaid. Ja natukene üritasin siis ka sinna juhendisse panna neid, mitte nüüd tootjate kontakte, aga neid kogumikke, kust on võimalik neid kontakte leida. Et ma tean, et Tartus Maaülikooli mahekeskus on väga agaralt tegelenud selle info koondamisega ja jagab seda hea meelega. Aga loomulikult see sõltub siis ka sellest, eks ole, et kas peab olema hange, kas on oma köök ja võimalik lihtsalt tellida vastavalt sellele, mida otsustatakse või siis on näiteks toitlustaja ja see kõik on natukene keerulisem, aga seda kõike ma olen üritanud seal juhendis ka niimoodi natukene mitte lihtsamini lahti kirjutada, aga et kõikidele probleemidele vähemalt mingigi lahenduse pakkuda. Sest et ka mahetoit on loomulikult tervisele kasulikum ja üldiselt tundub, et nõudlus mahetoidu järele on suurem, kui meil hetkel on võime seda pakkuda, eriti just suurtoitlustajatel, sest et nad ei ole huvitatud mingite väiketootjatega lepingute tegemisest, kes siis võib-olla ei suuda tagada, ma ei tea, terve aasta jooksul, et on alati olemas need kogused, neid juurvilju, mida nad nõuavad. Aga samas siin ongi siis nagu eelis siis igasugustel väiksematel asutustel, kes saavad siis otse sõlmida need kokkulepped näiteks talunikega. Mis ma mõistan, on natukene keerulisem võib-olla, aga ma arvan, et kui need asjad juba nagu töösse saavad, siis lõppkokkuvõttes kasulikum nii tervisele kui kliimale ja ehk ka isegi maitsvam. Nii, kui on nüüd toidu teemal küsimusi? Raisvinegar on peale kirjutatud, aga ära seda kasuta. See vist ei ole küsimus. Ja Elol oli see mikrofon lahti hüppanud. Palun vabandust, kohe parandan vea. Nii, ühesõnaga esimene ja suurim osa sellest juhendist tegelikult keskendubki nagu toidu kliimamõjule ja sellele, et kuidas siis hinnata oma menüüd ja mida seal siis annaks teha. Marilyn, kas ma võin kohe küsida selle, et kuidas te saite teada seda ahjulõhe CO2 heidet? Selleks hea küsimus, selleks me kasutasime seda, et kui see projekt 2016 alguse sai Saksamaal, siis sakslased Wuppertali instituudiga koostöös töötasid välja niisuguse andmebaasi ja neid andmebaase on mujalgi, kus nad siis arvutasidki põhimõtteliselt välja erinevate toiduainete kliima nii-öelda faktorid, mida on siis lihtne kasutada, et muudkui korrutad selle kilode hulgaga ja saad mitu kilogrammi siis CO2 tekib. Eestis on seda teinud Tartu regiooni energiaagentuur ja on olemas ka üks Rootsi andmebaas ja Prantsuse andmebaas, mida ma olen kasutanud natukene ristkontrollimiseks, sest et saksa kartulil ja eesti kartulil teoorias võiks ju vahe olla, eks ole. Aga ongi mingid väikesed erinevused, aga need on üldiselt üsna väikesed, et mistõttu ma ka nagu siukse et ma kasutasin, kuna see on nii-öelda sakslaste projekti jätk, eks ole, et siis ma tuginesin nende arvudele ja jätkasin ja mõnes kohas ja Silja ilmselt räägib ka sellest, et kuidas näiteks Eesti rohumaa veis on hoopis erand, et need ma olen ka välja toonud, kus on väga suured erinevused, aga üldiselt siukse tendentsi saab nagu üsna selgelt kätte ja need tendentsid on nende erinevate andmebaaside põhjal üsna sarnased.
et tuleb umbes keskmine ongi, et kui nüüd sellele, siin on nüüd sellel tabelil on näha, eks ole, siis nagu menüü, kliimamõju ja kui siis nii-öelda kogu köögiseadmete energiakasutus ka veel iga portsjoni peale nii-öelda laiali jagada, siis lisandub umbes 0,2 kilogrammi ja need, see ongi siis see nii-öelda keskmine ühe portsjoni kliimamõju. Aitäh, ühesõnaga selge, et on nii-öelda erinevad teadlaste välja töötatud arvutused ja andmebaasid, et kust just, et ma ei mõelnud seda ise välja, vaid tõesti, ma veel mõtlesin, et Eestis seda tehakse ka, et see Tartu regiooni energiaagentuur on seda teinud ja ma mõned asjad tõesti nagu kontrollisin üle, et võimalik, et nad tahavad seda jätkata ja laiendada seda veelgi, et ka nagu väga Eesti keskselt teha niisugust andmebaasi, aga samas ega see nüüd otseselt vajalik ei ole ju selleks, et tegelikult nagu vähendada seda kliimamõju, et kui sa juba tead neid tendentse, eks ole, et mis asjad on suurema mõjuga ja neid nagu vähemaks tõmbad, et siis see veiseliha ilmselt ongi see kõige nii-öelda diskussiooni tekitamine, aga sellest me siis saame rääkida hiljem. Just nii. Nii, aga lähme edasi siis köögitehnika juurde, mille puhul meie mõõtsime, kus võimalik niisuguste väikeste elektrimõõturitega panime siis kooli ja lasteaia köökidesse. Enamasti me saime panna külmkappidele, sellepärast, et kõik teised suurköögiseadmed kasutavad tööstusvoolu ja neile ei olnud võimalik seda mõõturit vahele panna. Aga siis tänu sellele sakslaste eelnevale suurele, nüüdseks on siis juba üle 100 köögi niimoodi Saksamaal, Poolas, Horvaatias ja siis Eestis analüüsitud, et siis võib niimoodi üldistada, et umbes 40% kogu köögi energiatarbimisest moodustavad külmikud ja sügavkülmikud. Ja kui me selle nii-öelda külmikud saime ära mõõta, siis me saime ka ekstrapoleerida sellest siis kogu köögi energiatarbe. Ja mõnikord oli siis ka köögiplokil eraldi elektrimõõtur, mida siis oli ka võimalik kasutada. Need olid ka väga põnevad arvud. Kokkuvõtvalt võib öelda, et sügavkülmikud võtavad rohkem energiat kui külmikud ja siin ka, eks ole, et küsimus sellest, et kui palju köögis üldse neid külmikuid või sügavkülmikuid vaja läheb. Et ühte kööki me astusime sisse ja siis kohe teatas majandusjuhataja, et seda külmikut me tegelikult ei kasuta, tõstamegi kohe ümber. Et võib-olla nii lihtsalt igal pool ei käi, aga teinekord tõesti, eks ole, et need inimesed, kes neid kööke sisustavad, ei ole ju sageli need inimesed, kes seal köögis pärast töötavad. Ja tasub aeg-ajalt niimoodi üle vaadata asjad. Ja mis me saime, need mõõtmistulemused, need olid tõesti väga huvitavad. Siin on nüüd võrreldud külmikuid kõige suurema energiakuluga ja kõige säästlikumat ja siis sügavkülmik kõige suurema energiakuluga ja säästlikum. Ja nagu te näete, siis see vahe on ligi 5-kordne ja siis sügavkülmiku osas ja siis rohkem isegi külmikute osas. Ja kus juures kõige huvitavam minu jaoks isiklikult oli see, et oli meil üks köök, mis oli renoveeritud 2 aastat tagasi ja kuhu olid ostetud täiesti uued külmikud, aga nad olid C ja D klassi seadmed. Ja siis, kuna me saime võrrelda neid mõõtmistulemusi teiste koolidega, siis need kasutasid sama palju energiat kui siis 10-15 aastat vanad seadmed teistes asutustes. Umbes samas nagu nii-öelda suuruses seadmeid on siin, mis ma välja tõin. Ja tõesti, et need A+ ja A++ klassi külmikud, kuigi nüüd sel aastal seda külmikute süsteemi muudetakse, et need plussid peaksid sealt ära kaduma. Aga igal juhul point on selles, eks ole, et tasub osta siis kõige säästlikum, mis üldse turul olemas on, sellepärast, et selle me praeguste elektrihindade juures teenime väga ruttu tasa oma igakuises elektriarves. Et see mind üllatas ise ka, et tõesti nii suured erinevused on nende külmikutega, et need on nüüd sellised
nii-öelda kodukülmkapid või siis natukene suuremad, et need tööstuslikud sügavkülmakambrid lausa ja need võtsid veel rohkem muidugi, aga neid on nagu raskem võrrelda omavahel. Et aga ka neil on niimoodi, et need suurtootjatel on siis, neilt on ju võimalik seda infot saada, et mis elektritarbimine peaks olema. Ja loomulikult siis ka kõik need muud seadmed kasutavad elektrit ja seal, kuigi me seda mõõta ei saanud, siis nii-öelda üldised säästunipid, eks ole, et ei tasu pooltühja ahjuga 3 portsjonit valmistada, vaid võib-olla tasub mõelda siis sellele, et hankida üks suurem ahi ja üks väiksem ahi, et kui on vaja palju teha, saab kasutada suurt ja kui on vaja vähe teha, kasutada väikest. Loomulikult seda on vaja läbi mõelda ja sõltub köögi suurusest, et suuremates köökides on see tõenäolisem selline vajadus. Ja ka LED-valgustus päris paljudes asutustes olid veel luminofoorlambid, mis on võimalik välja vahetada niimoodi järk-järgult, et kui läheb katki, siis asendad LED-iga, et nad on küll kallimad oluliselt, aga nad on vähemalt 50% energiatõhusamad ja peaksid olema ka pikema elueaga. Ja valgustuse puhul ka siis liikumisandurite paigaldamine kõrvalruumides, hoiustamispaikadesse ja mujale, et ei ununeks lihtsalt välja lülitada. Ja nõudepesumasinad on ka tavaliselt nii suured, et sinna me ei saanud panna neid mõõtureid, aga nõudepesumasinate boonus on see, et kuigi nad kulutavad käsitsipesuga võrreldes elektrit, siis vett säästavad nad päris kõvasti, et uued seadmed kasutavad ikkagi nii-öelda suruõhu ja veesegu ja see veekulu on oluliselt väiksem kui juba 5 aastat vanadel nõudepesumasinetel, rääkimata siis käsitsipesust. Ja jah, et osad lasteaiad olid meil käsitsipesuga, keda me siis uurisime. Et me seal veekulu küll mõõta ei saanud niimoodi, aga see on nagu, kui just niisugust vana head 2 kausi süsteemi ei tehta, aga suurköökides tavaliselt selle jaoks vist ei ole aega. Ja siis suur elektritarbija veel meil tänapäeval, eks ole, mis ei ole isegi meil selles nii-öelda üldarvutuses sees, on ventilatsioon. Eriti praegu koroona ajal on ju oluline paljudes kohtades ümber ehitatud. Aga ka selle puhul on võimalik, et kui läheb ümberehituseks või kolimiseks või midagi, et siis tasub meeles pidada, et ventilatsioon on tõhusam, kui ka pliidid ja ahjud on tõhusad ja siis ruumi paigutus. See on huvitav, sest et tavaliselt on vist, või vähemalt nii palju, kui mina nägin neid koolides ja lasteaedades, on just see pliidid ja ahjud kipuvad olema ruumi keskel ja siis ventilatsioon ka seal ruumi keskel, aga tegelikult ütlevad ventilatsiooniprofid, et kui ventilatsioon paigutada nagu seina äärde ja pliidid ja ahjud alla seina äärde, siis nad võiksid olla palju efektiivsemad, ehk siis nad ei pea tõmbama mitte 4 küljest, vaid ainult näiteks 2. Ja siis on need spetsiifilised ainult vastavalt vajadusele töötavad ventilatsioonid ja võimalused seda siis välja lülitada ja muud sarnast teha. Nii, aga lisaks siis on ka see, et kuidas sa käitud nende seadmetega, mis sul on. Et seda oli kõige keerulisem jälgida, kui me külastasime. Ja siin ka, et saame teha ainult nii-öelda selliseid soovitusi, mis me teame, et mis võiksid kokku hoida energiakulu. Ehk siis nõusid pesta ka samamoodi, et kui masinad on täis, mitte pooltühjad, et puhkusteks ja vaheaegadeks lülitatakse välja, külmikud näiteks kolitakse ühte külmikusse ümber ja siis seadmete hooldus, puhastamine, sulatamine, õige temperatuur, et külmikute puhul väga sügavkülma optimaalne temperatuur peaks olema -18 ja külmiku puhul +4, et iga kraad külmemaks
lisab seda energiakulule umbes 5%. Et siin oli meil -24 minu meelest kõige külmem, sügav külm. Otseselt vajadust ei ole, kui just ei külmuta mingisuguseid kahjureid kuskilt välja. Ja samamoodi ooterežiim, et need on just nende ahjude puhul see, et tegelikult oleks võimalik panna nad nagu ka ööseks välja täiesti elektrivõrgust. Aga seda ei ole enamasti sellepärast, et nad on otse elektrivõrku lülitatud ja siis peaks kas kaitsma välja lülitama või siis lausa ümber ehitama, et oleks nagu eraldi võimalus välja lülitada. Aga samamoodi sakslaste arvutused näitasid, et see peaks hoidma küll elektrit kokku. Ehk siis võib-olla just natuke mõtteid selleks, kui on kellelgi kunagi võimalust sisustada täiesti uut kööki. Ja muidugi Eestis elektrist rääkides on paratamatu see, et suurem osa meie elektrist tuleb põlevkivist, mis on suure kliimamõjuga ja kui asutus läheks üle taastuvenergiapaketile, siis tegelikult oleks sellel ka päris positiivne mõju CO2 emissioonide vähendamisse. Siin ma ka just arvutasin välja, et näiteks kui sul ongi köögis 5 külmikut ja üks näiteks on see suure energiatarbega, siis juba see 1 külmiku aastane kasutus panustab aastas siis ligikaudu 2 tonni CO2 ekvivalenti emissioonidesse. Mis kui sul kogu köögi heide on näiteks 10-15, on tegelikult päris suur osa sellest. Ehk siis jällegi vajadusel ja võimalusel vahetada siis nagu energiasäästlikumate ja tõhusamate seadmete vastu välja. Sellega ma lõpetan seadmete osa, kui kellelgi on selle kohta küsimusi. Siis liigun edasi toidu raiskamise juurde. See on ka teema, mis meil siin väga mitmel pool Eestis esile kerkinud ja on SEI Tallinn seda uuringut teinud, mis ütles, et paari aasta tagune uuring ütleb, et Eesti haridusasutustes visatakse ära kokku ligi 1000 tonni söömiskõlbulikku toitu aastas. Ja loomulikult me tegelikult ei taha nii palju toitu ära visata, mistõttu parim lahendus ongi toidu raiskamise vähendamine üldiselt. Ja siin loomulikult on niisugune süstemaatiline lähenemine, et kõigepealt, eks ole, et kuidas üldse portsjoneid arvestatakse, kas see vastab nagu sööjate isule ja kas puudujad teavitavad sellest, et nad puuduvad või lapsevanemad teavitavad sellest, et nad puuduvad, et siin on muidugi arusaadav, et see ei ole 100% kooli teha või toitlustaja teha. Aga samas niisugused asjad nagu see, et lapsed lasteaedades just eriti saaksid ise endale taldrikule toitu tõsta versus siis see, et on nii-öelda standardsed valmisportsud. Ja loomulikult sinna juurde peaksid käima siis niisugused õpiprogrammid, õpitegevused, läbirääkimised, et miks me ei tõsta rohkem, kui meil kõht tühi on ja et saab alati juurde tõsta ja miks on üldse toidu raiskamine halb ja kust meie toit tuleb ja muud sarnast, et niisugune kaasamine, nagu toitlustuse kaasamine õppetöösse on kindlasti väga suur osa sellest kõigest, et see nagu päriselt ka toimima hakkaks. Ja vestlesime siin Tartus ka lasteaedadega sellest, et mida nad teevad siis ülejäänud toiduga ja tegelikult tuli väga toredaid praktikaid välja, et kuidas kuivatatakse ja tehakse smuutideks, kui on sobilik ja antakse, kui hommikusöögist jääb leiba üle, siis lõigatakse kangideks ja siis päeva jooksul lapsed saavad näksida ja samamoodi koolides, eks ole, et kui peaks jääma üle, et siis veel näiteks koolipäeva lõppedes saaksid lapsed tulla ja tasuta süüa näiteks. Natukene uurisime siin Tartus ka seda, et kas oleks mingi võimalus annetada siis seda ülejäänud toitu. Aga see, ma saan aru, on väga keeruliseks tehtud, et
et kõik need hügieeni ja tervisenõuded on väga ranged. Nii et ikkagi tundub, et parim viis on siis toidu ülejääkide vähendamine. Ja siis, kui need siis ikkagi tekib, siis võimalusel neid kuidagi asutuse siseselt suunata ära tarbimisele. Ja mingid biojäätmed tekivad, eks ole, niikuinii, et kartulikoored ja munakoored ja mis muu. Et siin on oluline see õige sorteerimine, et nad ei läheks olmeprügisse. Kõige toredam muidugi on, kui nad saaksid minna kompostiks oma aeda või kanadele, kui näiteks on lasteaial kanad või midagi sarnast toredat. Aga päris mitmed asutused olid ka loomakasvatajatega, kohalike loomakasvatajatega teinud kokkulepped ja see on täiesti lubatud, ma saan aru, et kui Terviseameti poolt ka, et mis on ka igati palju parem kui lihtsalt äraviskamine, et täielik ringmajandus. Aga paraku jah, leidsime ka, oli ka siukseid asutusi, kus ei toimunud üldse sorteerimist ja kaasa arvatud mitte pakendi sorteerimist, mis keskkonnakaitsjatel teeb meile natuke kurvaks ja soovitakse soojalt, sest et hoiab kokku ka prügiveokuludelt. Ja siin on siis näha ka jälle Descartesi kooli näitel, et kuidas me seda siis kokku võtsime. Et Descartesi kool ei ole nagu, on eks ole, kuni põhikooli lõpuni kool ja väga suur ei ole. Kas neil oli 180 õpilast äkki 200. Aga igal juhul jah, et neil kokku me saime arvutatud, et menüü kliimamõju on 82,1 tonni CO2 ekvivalenti aastas. Energiatarve oli 34,4 tonni, ehk siis kõik kokku 116,5 tonni CO2 ekvivalenti aastas. Ja nagu näha, et siis menüü moodustab sellest suurima osa, mis tähendab, et ka sealt on võimalik kõige rohkem säästa. Et ma küll arvutasin neile säästupotentsiaali välja, aga ma ei pannud seda siia miskipärast, aga igal juhul neil oli, kui ma nüüd õigesti mäletan, umbes 10 tonni võimalik säästa sellega, kui nad läheksid ühel päeval üle siis ainult taimetoidule. Et neil oli niimoodi, et oli siis see tavamenüü ja taimemenüü paralleelselt, aga kui nad siis ühel päeval nädalas jätaksid selle tavamenüü valiku ära ja pakuksid kõigile taimemenüüd, et siis see säästupotentsiaal oli täiesti olemas. Nii, ja nüüd, kui meil siis see juhend nüüd lähinädalatel päris valmis saab, et kuidas sellest siis päriselt ka kasu oleks, see on see, mille kallal ma nüüd natukene ise ka pead rakistan, et ma hea meelega jagan seda. Ja loomulikult põhiline on see, et koolil või lasteajal või asutusel oleks endal nagu soov midagi teha, oma kliimamõju vähendada, oma elektriarveid vähendada, tervislikku toitu pakkuda. Kindlasti on oluline siis kaasata ka toitlustaja ja mõnel pool ilmselt on ka hoolekogu aktiivsem ja tahab öelda sõna sekka, et kas peaks mahetoitu näiteks rohkem tarbima. Ja ma väga loodan, et ma jõuan siin suve algul veel ka mõnedesse omavalitsustesse selle juhendiga, sellepärast, et sageli nemad ju vastutavad selle, eriti just seadmete hanke ja renoveerimiste ja muude sarnaste asjade üle ja üldiselt, kuna need kliimarahad meil siin tulemas on, eks ole, siis üsna sageli on ka võimalik saada toetusi selleks, et vahetada vana energiakulukas seadmepark välja siis uue ja energia tõhusama vastu. Ja selle jaoks meil siis näpunäiteid siin selles juhendis ongi. Ja kui keegi teist tunneb ennast motiveerituna ja tahaks selle juhendi näppu haarata ja midagi teha, et siis olen alati valmis konsulteerima, võib minuga ühendust võtta. See kevad on küll väga kiire, aga kindlasti suvel või sügisel saan ka veel kaasa mõelda. Ja ainult tore on kuulda tegelikult sellest, kuidas ikkagi soovitakse muutuda rohelisemaks.
Aga nüüd on mul hoopis teile kõigile kuulajatele küsitlus sellel teemal, et kas see juhend, see manuaal, mis nüüd välja tuleb, et kui palju ma seda trükin välja paberile ja kui palju ma jätan seda nagu digitaalselt, et nüüd ilmuski see küsitlus, et siis võite vastata seal. Et on mul võimalus selle trükkimiseks küll, aga ma olen natukene kahe vahel, et kui palju seda näiteks vaja oleks. Ahah. No digitaalselt tuleb ta niikuinii, selles mõttes ei ole nagu kahtlust, aga ilmselt ma siis mõned ikkagi trükin välja ka. Ja nüüd päris kõik ei hääletanud, aga nüüd on nagu seisma jäänud, et ma nii. Nüüd te näete, on ju? Umbes 15% tahaks siis trükitud kujul. Ma mõtlen, see on jah, 4 inimest on pannud. Okei. No selge, mis tähendab, et ikkagi natukene trükin. Aitäh! Nii, ja sellega ma arvan, ma lõpetaks. Ma panin enda kontaktiga siia, et kui on pikemaaegseid küsimusi, siis võib mulle alati kirjutada. Ja tegelikult siis viskan veel õhku selle asja, et sügisel on siis plaanis koos taimse teisipäevaga korraldada üks keskkonnasõbraliku koolitoidu konverents ka siin Eestis. Ja me veel väga kaugele selle korraldusega ei ole jõudnud ja ilmselt saate selle info siis ka oma listi kaudu. Aga natukene üritame seda teemat veel edasi nügida ikkagi. Aitäh! Marilyn, ma kohe teeks küsimuste ringi, vaata, et meil mõni minut on, teen lahti, et räägi, kuidas need õppeasutused nüüd edasi tegutsevad, et teie olete oma soovitused neile andnud, eks ju? Noh, see jälle sõltub eelarvetest asjadest, aga kas te hoiate kontakti või ühesõnaga, et? Ja, ma ikka, meil on veel kus võimalik ja kus on nagu aktiivsemad olnud, me oleme nagu kaasanudki neid omavalitsuse inimesi, kes on siis nagu vastutavad ja hoolekogu inimesi, kes on aktiivsemad ja mõelnud nende nii-öelda tulevikuplaanide üle, et see tõesti on väga individuaalne, et igaüks vastavalt nagu võimalustele. Et me alguses pakkusime ka niisugust kliimasõbraliku kooliköögi märgist, et kes siis nagu teeb mingisugused muudatused, võtab selle taimse teisipäeva programmi näiteks endale, et siis see saaks uhkusega kuulutada seda. Aga see on võib-olla, see Saksamaal nagu läks tööle, aga siin Eestis mul on kuidagi raske mitte anda neile seda märgist, kui on selge, et see asi on selle taga, et neil ei ole näiteks raha lihtsalt, et kuigi tahe on, eks ole, et mis ma teen, kui omavalitsus ei anna nende külmkappide väljavahetamiseks raha, eks ole, et ühesõnaga võib-olla siin tuleb veel mingisugune nii-öelda sertifikaadilaadne asi neile köökidele, kes nagu on vaimselt valmis panustama ja mõtlema ja muutuma, eks ole, aga see on natuke lahtine veel. Aga jah, selles mõttes, et suhtlus jätkub ja vaatame, et päris mitmed on nüüd selle projekti käigus juba liitunud selle taimse teisipäeva kooliprogrammiga ja päris mitmed otsivad vahendeid seadmete väljavahetamiseks tänu elektri hinna tõusule lihtsalt nüüd, mis oli päris karm. Aga ütled nüüd, kui keegi tahaks teha ka endale auditit just nagu sellise detailsusega, sest meil niikuinii võrgustiku liikmed teeme omal keskkonna ülevaatusi, aga see ei ole nagu selline detailsus. Et siis, kui mahukas on, et sinuga võib ühendust võtta, juhend saab valmis, saab igaüks hakata näpuga järge ajama, aga näiteks kas või see menüüde analüüs, eks ju, et need andmebaasid, et need ju ei ole avalikud. Et kui mahukas see ühesõnaga on või me sulle kurja karja ei kutsu, et nüüd me kõik palun 180 liiget meie võrgustikus. 2 küll juba, 2 sa oled juba hinnanud, eks ju, aga ülejäänud. Jah, see on selles mõttes, et asi, mida ma võin täiesti vabalt reklaamida, on see, et me nüüd selle projekti käigus soetasime endale need elektrimõõturid ja neid me võime vabalt laenata
et neid on meil nüüd vist kas 7 tükki ja tavaliselt ongi, kui sul mingi 2-3 külmkappi on, eks ole, me siin mõõtsime mingeid miksreid ja mingeid siukseid asju ka, aga selge see, et need võtavad vähem, et neid võib vabalt laenata. Hetkel need seisavad täiesti kasutult, aga see menüü arvutus, see on niisugune natukene aeganõudvam. Selle jaoks on vaja päris detailset menüüd ja me küll mõtlesime, et me võiks seda nii-öelda teenusena pakkuma hakata, et me nagu päris selle projekti raames niisugust lisatööd ei jaksa endale võtta, aga samas me ei ole ka nagu mingisugust hinnakirja välja töötanud, et ma ei oska öelda, et kas see tuleb või ei tule. Kui kellelgi on väga-väga suur soov niisugust asja saada, et siis arutame. Selge, teeme nii. Kas on kellelgi veel küsimus, mida tahaks esitada nüüd ja praegu? Tundub, et ei, siis Marilyn, suur aitäh sulle. Kindlasti hoiame silma peal sellel järgmise hooaja sügisesel konverentsil ja ma arvan, et see ei ole meie viimane kohtumine, mis puudutab siin kooliköökide mõju. Ja siis saada listi, siis kui on juhend on kohe kõigile kasutamiseks valmis. Et suur aitäh sulle. Teeme nii, aitäh kutsumast. Ja lähme edasi siis konkreetselt siis lihateemaga. Ehk siis nagu Marilyn ka välja tõi, et seadmetele läheb circa veerand sellest mõjust, aga olulisem on siiski, mida me sööme ja seal hulgas, kui palju liha ja millist liha. Ja annan sõna Siljale. Ja tere! Ma nüüd niikaua, kui seda slaidiprogrammi ette panen, siis ma soovitan teil kõigil korraks püsti tõusta ja ennast niimoodi saputada ja raputada, et te veel lõpuni vastu peaksite, et päev on ju olnud kõigi jaoks päris pikk. Nii, nüüd Marilyni ettekandest lähtuvalt on mulle siin päris palju võib-olla ootusi juba pandud, aga vaatame, mõnedele ma kindlasti vastan, aga mõned peavad jääma tulevikuks, kuna see toidu teema on lihtsalt nii lai. Mina olen Silja Eestimaa Looduse Fondist ja alustasin Eestimaa Looduse Fondis tegelikult aastal 2016 juba sellise ettevalmistustööga, et Eestil kunagi võiks olla oma lihafoor. Ja väikeste pausidega on olnud selline päris mitmekesine teekond ja lõpuks olen ma jõudnud siis juhtima sellist projekti nagu Eat for Change ja sellepärast siin ka siis selline toiduainetest pungil pealkirja visuaal ja Euroopa Liit kaasrahastab seda projekti, sellepärast siin ka see logo. Nii, alustuseks oleks mul väga hea meel, kui te annaksite küsitluse abil märku, kas te olete Eestimaa Looduse Fondi toidufooriga üldse kokku puutunud või selle lehega tuttav. Siin on siis erinevaid variante. Palun sellest korraks märku anda, siis saan natukene sellest teie auditooriumist parem ülevaate. Toidufoor iseenesest saab meil varsti juba selliseks üheaastaseks, et nagu ma aru saan, siis kalafooriga olete te rohkem siin juba tutvust teinud. Kalafoor on olemas veel ka praegu ja natukene selline, kuidas öeldagi, hea tööriist juba varem olemas, aga nüüd me koondasime selle kõik kokku. Ja kõik on leitav siis toidufoorist. No nii, ma näen, et siin on palju teid, kes te veel ei ole toidufoorist midagi kuulnud ja on siis mõned, kes on seda ka juba uurinud, aga väga tore. Siis teeme väikese sissejuhatuse ja ma alustan sellest, et miks Eestimaa Looduse Fond üldse toiduga tegeleb. Ja peamine põhjus on Läänemeri või õigupoolest tema selline kehv olukord. Et see, milline seos on Läänemerel ja põllumajandusel, see ajendab ka Eestimaa Looduse Fondi pidevalt toiduteemadega siis tegelema ja toiduteemadel tegutsema.
ja mis on need variandid, kuidas Eestimaa Looduse Fond siin kaasa saab aidata, et maailm rohelisemaks läheks, on ühelt poolt poliitikate kujundamises kaasarääkimine, aga teiselt poolt siis ka tarbijate teadlikkuse tõstmine ja see minu tööga siin praegu kõige rohkem kokku käibki. Kui me mõtleme toidu peale ja planeedi peale, siis väga tihti satuvad teie silme ette sellised illustratsioonid või sellised joonised ja mulle natuke tundub, et see kasvuhoonegaaside ja kliimamuutuse teema on niimoodi alati üsna esikohal. Ja miks toidufoori või üldse ka lihafoori töö mulle meeldib, ta meeldib mulle sellepärast, et see tõmbab kuidagi seda keskkonnamõju laiemaks. Et kui me lihast räägime, siis kindlasti ei saa ainult nende kasvuhoonegaaside juurde kinni jääda. Ja ma loodan, et see pilt läheb meil täna ühiselt niimoodi natukene laiemaks. Ja teine pool, kui me nüüd selle kliima natukene jätame kõrvale, siis mida meie võib-olla looduskaitseorganisatsioonina tahaks veel natukene upitada, on see elurikkuse käekäik. Ja siin on üks joonis Maailma Looduse Fondi poolt välja antud raportist, mida siis iga 2 aasta tagant saab vaadata. See on siis Living Planet Index. Üks asi sealt välja tooduna, et tegelikult meie elurikkusega siis lood on üsna kehvad, et siin antakse populatsioonide käekäigule selline hinnang ja te näete, et 70ndatest alates on see nii-öelda vähenenud või kaduvate populatsioonide osakaal väga drastiliselt suurenenud, ehk siis me oleme sellises langustrendis. Euroopa kohta võiks see number olla küll -24, aga siiski tähelepanuväärne. Praegu te näete seda globaalset numbrit. Nii, ja kui me mõtleme toidutootmise peale niimoodi hästi laialt meie planeedi kontekstis, siis me kasutame väga suurt osa elamiskõlbliku maad toidu tootmiseks ja väga suur osa, kui te näete, elamiskõlblik maa on meil see oranž, 40% siis kasutame toiduainete tootmiseks ja kariloomade jaoks siis, kes meile siis kas liha annavad või kelle toodangust me piimatooteid saame, et 82% sellest maakasutusest on siis just sellega seotud. Nii et on üks väga oluline asi, millega me planeeti mõjutame. Ja me töötame hästi tihedasti koos Maailma Looduse Fondiga ja nende raportid on olnud meile selliseks suureks abiks, et seda toidu keskkonnamõju selgitada. Ja üks raport siin viimastest aegadest on sellise ingliskeelse väljendiga nagu bending the curve, ehk siis kuidas me sellest looduse ja elurikkuse allakäigust, kuidas me saaksime selle kõvera painutada siia kõrgustesse tagasi minema ja mida meil selleks teha on vaja. Ühelt poolt me peaksime muutma siis seda, kuidas me sööme, peaksime siin korrektuure tegema, aga sellest üksi sugugi ei piisa. Me peaksime kindlasti tegelema ka toidu raiskamisega või toidukadudega, millest ka Marilyn rääkis. Ja kindlasti me peame vaatama sinna poole, et mismoodi me seda toitu toodame, ehk siis ka tootmise protsessid peavad minema rohkem planeediga arvestavamaks. Ja see on see peamine taust, millele meie siis tugineme või mis on see peamine selline tõukav teoreetiline taust ja kuidas siis jõuda tarbijateni nende teemadega. Siin on üks väike meenutus meie sügisesest kampaania visuaalist, kus me ka muuhulgas siis Tartu ja Tallinna ja Pärnu tänavatele panime sellise toidufoori visuaali näitamaks, et toidul ja planeedil on mingi seos, sest tundub, et seda on vaja siin meie ühiskonnas ka natukene selgitada. Et on ju väga lihtne minna poodi ja sealt midagi valida, aga üldse mitte mõelda, milline mõju sellel on. Ja et see kõik selline toiduga seotud info Eestimaa Looduse Fondis kuidagi kokku koondada, siis tundus, et kalafoor, lihafoor,
eraldi võetuna, et peaksid mahtuma mingi suurema nimetaja alla ja sellepärast me räägime siis eelmisest kevadest alates ka toidufoorist ja meil on selline ühtne lehekülg, toidufoor.ee, kõik saavad seda uurida. Ja milline on peamine sõnum, mille alla kõik need väiksemad detailid peavad mahtuma? Me räägime üsna sarnast juttu nagu siin ka siseriiklikud asutused, kes toidu ja tervisega tegelevad, et me peaksime ikkagi mahutama oma taldrikule hoopis rohkem taimset ja see loomne, mida me sinna taimse kõrvale paneme, see võiks olla siis hästi valitud. Ja seda sõnumit on võib-olla natukene raske inimesteni viia, sest et meil kõigil on enda mingi taust, kust me tuleme, mingid harjumused. Ühelt poolt on vaja seda teadlikkust tõsta ja selgitada. Ja kui mina alustasin nende lihateemadega, siis mulle natuke tundus, et ma justkui piilungi siit kahe kenasti samblikutega kaetud kase vahelt niimoodi seda teemat ja väga paljud võib-olla ei tea ja ei hooma. Ja nüüd võib-olla öelda, et minu see pilt on läinud nagu võib-olla 2/3 võrra niimoodi laiemaks, ma näen sealt puude vahelt juba natuke rohkem välja. Aga vahel mulle tundub, et võib-olla ma ei ole päris erapooletu siin, sest minu sellised ilusad kujunemisaastad on olnud seotud pärandkooslustega ja siis mulle vahel tundub, et pärandkooslustel teadustööde jaoks infot kogudes ja seal nende samade sarvilistega vahel ka niimoodi hädas olles ja nende eest pagedes, et ma olen kuidagi need kooslused endale nii südamelähedale kuidagi saanud, et võib-olla ma kuidagi vaatan nendele natuke sellise kallutatud heldimusega. Aga jõuame nendele lihadetailidele lähemale, siis vaatame, kuidas sellega on. Te ilmselt ei ole kuulnud lihafoori alguslugu, ma hästi põgusalt räägin sellest, et lihafoori algus jõuab tegelikult või saab alguse Rootsist ja Rootsi põllumajandusülikoolist, kus töörühma juht Elin Röös võttis siis ette sellise tarbijaid abistava rakenduse loomise ja kuidas sellega kaasnesid siis kõik sellised valikukohad, et kuidas teha nii, et see oleks tõesti tavainimesele ühelt poolt selline selge, aga teiselt poolt algataks ka sellist head diskussiooni ühiskonnas üldse. Ja mõni aeg hiljem andsid nad selle töö edasi Maailma Looduse Fondi Rootsi kontorile. Ja nemad jätkasid seda tööd ja on seda nüüd siis laiendanud ja laiendanud. Nii et esimene lihafoor sai valmis 2015 ja seda siis Rootsist. Ja lihafooride töörühm on ajas järjest laienenud. Rootsi sai endale naaberriigist Soomest hea partneri, jätkati sellega Soomes, edasi tulid kaasa juba Prantsusmaa ja Austria ja ühel hetkel tehti siis Maailma Looduse Fondi Rootsi kontorilt ettepanek ka Eestimaa Looduse Fondile, et ka meie võiks selliste ettevalmistustöödega alustada. Ja kindlasti Eestimaa Looduse Fondil üks selline põhjus, miks selle tööga kaasa minna, oli kindlasti see, et poollooduslikud kooslused ja nende selline elurikkuse väärtus on kindlasti see, mida organisatsioonina tahame kaitsta ja selle kaitsmisele kaasa aidata, et sealt pidi ja veel Läänemere ühendus ka, et see tuli nagu kenasti, klappis nende teemadega kokku. Aga kuidas siis lihatootmise keskkonnamõju hinnata? Et siin on rohelises või rohekas kastis sellised keskkonnakriteeriumid nagu kliima, bioloogiline mitmekesisus, taimekaitsevahendite kasutus ja eutrofeerumine. Aga kuna lihateema on väga tihedalt seotud veel loomade heaoluga ja antibiootikumide kasutamisega, siis tegelikult erinevates lihafoorides on see kriteeriumite valik erinev. Ja kuna tarbijaid loomade heaolu väga kõnetab ja kuna tarbijatele võiks ka see antibiootikumide kasutamine olla ühe sellise keskkonda mõjutava
parameetrina oluline, siis lisaks sellistele otsestele keskkonnaparameetritele on need siia juurde tulnud. Ja olenevalt siis sellest, kuidas mõni riik oma lihafoori ette näeb, ta siis nende kriteeriumite vahel valib ja nende järgi siis liha hindab. Aga me võiksime korraks läbi käia ka need üldised põhimõtted, mida siis Elin Röösi töörühm oluliseks pidas, kui nad üldse seda lihafoori teooriat lõid. Ja üks võib-olla selline oluline taustateadmine on see, et lihafoori luues on tehtud juba selline eeldus, et see on suunatud nendele inimestele või asutustele või organisatsioonidele, kes juba näevad seda toidu ja planeedi tervise seost ja kellel on juba see huvi, aga kellel on ikka veel teatud määral võib-olla selline segadus, et ei ole täit selgust, et kuidas nende asjadega siis täpselt on. Teine oluline põhimõte oli see, et see ei tohiks jääda ainult selliseks tööriistaks, mida keegi siis siin või seal kasutab, vaid me peaksime üldse sellise toidutootmise ja toidutootmise praktikate ja paremate valikute üle alustama sellist head diskussiooni ja et see oleks selline kommunikatsioonivahend. Ja siin on oluline just see, et ei ole ainult see tarbimise pool, vaid tõesti see tootmine ja tootmispraktikad tulevad ka siia juurde. Kolmas põhimõte oli see, et tuleks kindlasti võtta aluseks sellised teadusandmed, et ükskõik millist lihatüüpi me hindame, et on sellised kas siis ekspertide hinnangud või teadustööd selle aluseks. Ja neljas põhimõte, et mitte suunata tarbijaid valima nüüd lihatüüpide vahel, et kas nüüd näiteks kanaliha on parem kui veiseliha, vaid näidata nende tüüpide sees ka paremaid alternatiive. Ja mis nüüd sellistesse metoodilisse poolde puutub, et siis elutsükli analüüs ehk siis selline analüüs, kus me vaatame seda liha tekkimise punkti, alustades kõikidest sisenditest, alustades sellest, et on vaja väetiseid toota, et on vaja põllul tegutseda, kuni selleni välja, et lõpuks jõuab see kilo liha, ütleme, farmi väravani, et sellise kogu seda elutsüklit arvestava analüüsi peale jäi siis see metoodiline põhialus. Ja oluline veel on siis lisaks kliimajalajäljele ka muid keskkonnaparameetreid ja loomade heaolu siia juurde võtta, just et laiendada seda pilti. Nii. Üldpõhimõtted oleme me ära rääkinud. Korraks võtaksime endale silma ette need kriteeriumid siis ka lähemalt. Esimene on ka minul siin kliima ja kasvuhoonegaaside hulk 1 kilogrammi liha kohta on siis selline väljendusühik ja nii nagu Marilyn juba kasutas siin neid süsiniku ekvivalente, CO2 ekvivalente, et siis siin ka võetakse kõik need kasvuhoonegaasid sinna CO2 ekvivalentideks kokku ja toidu puhul on seda siis 1 kilo toote kohta hea teha. Ja siin tõesti me peame arvestama sellest, et see loom, kes kunagi lihaks saab, et ta on midagi söönud, aga selleks, et ta süüa saaks, on vaja toota väetiseid, seal põllul toimub midagi, siis kui see loom toimetab, siis tema organismist on see kasvuhoonegaaside heide, aga temast jääb järgi ka sõnnik, nii et sõnniku käitlus on oluline. Nii et kõik need asjad tuleb meil kokku võtta, et me selle kliimamõju kätte saaksime. Ja seesama olelusringi hindamine siis on see selline metoodiline termin, mis seda kirjeldab. Nüüd bioloogiline mitmekesisus. Et osad riigid on vaadanud seda, et palju meil siis tegelikult maad on vaja, et 1 kilogramm liha toodetud saaks. Aga
aga see on, mulle tundub nüüd uuemal ajal jäänud natukene fookusest välja ja peamine või kaks peamist punkti, millele bioloogilise mitmekesisuse osas keskendutakse, on siis seotud vihmametsadega ja peamiselt siis sellele, et kas see soja, mida me loomadele söödame, et kas selle soja tootmise käigus on olnud oht, et vihmametsad hävivad, et see soja tootmine on toimunud vihmametsade arvelt. Ja soja teema on küll võib-olla üks selline, ma ei tea, kui laialt inimesed selle peale mõtlevad, et see on nii-öelda see kauge mõju, et sa sööd seda lihatükki, aga sa ei mõtle nagu selle söömise ajal sugugi Lõuna-Ameerika peale või Lõuna-Ameerika vihmametsade peale. Ja kui me nüüd tuleme selle mõjuga natukene lähemale, jõuame meie oma rohumaade ja karjamaadeni, siis karjatamine ja elurikkus ja karjatamise selline soodne mõju meie elurikkusele, et see on ka asi, mida bioloogilise mitmekesisuse juures vaadatakse. Et kahjuks meie näiteks piimakarjade puhul ma ei julge teile protsenti öelda, aga väga vähesed piimakarjad saavad üldse karjamaale. Et meil on toimunud selline võib-olla loomadele harjumuspärases keskkonnas toimetamisest selline nihe nii-öelda suletud farmikeskkonda. Nii, taimekaitsevahendid. Siin midagi väga keerulist ei ole. On saadaval sellist statistikat, palju erinevate põllukultuuride jaoks pestitsiide kasutatakse ja siis on võimalik need pestitsiidi toimeainete grammid ka 1 kilo liha kohta välja arvestada ja see põhimõtteliselt ongi siis selle kriteeriumi sisu. Nüüd natukene keerulisem on eutrofeerumisega, et siin on meil siis vaja aru saada erinevate tootmispraktikate puhul, et kui palju lämmastikku ja fosforit keskkonda lisandub. Ja siin on ka võib-olla mõned sellised teemad, mida peale igapäevaselt väga ei mõtle, et see on küll selge, et mismoodi meil see sõnnikukäitlus toimub ja kas seal on mingid ohud, et kui meil on väga kontsentreeritud ja väga sellised suured loomakasvatuse ettevõtted, et siis kindlasti meil on ka väga suur kogus sõnnikut ja kuidas selle käitlemisega asjad on. Aga kas me mõtleme ka selle peale, et eutrofeerumisega on seotud ka importitud sööt, sest kui muidu on meil selline toitainete ringlus võib-olla siin oma Läänemere süsteemis, justkui kujutleme seda sellist suletud süsteemi, aga nüüd, kui me impordime sööte, siis me toome justkui neid toitaineid siia enda süsteemi juurde ja see on kohe selliseks ohuks meie oma süsteemidele ja väetised täpselt samamoodi, et neid me toome kusagilt mujalt jälle siia juurde. Need on nüüd need 4 kriteeriumit, millega me esimese hooga oleme hakanud tegelema. Loomade heaolu ja antibiootikumi teemad loodame kajastada natukene hiljem, et siin rahvusvahelises töögrupis ka tundub, et läheb siin antibiootikumide kriteeriumi uuendamiseks, et siis me selleni nii kohe ei tormanud. Nii et see on siis teoreetiline pool nende otseste keskkonnakriteeriumite mõttes, aga natukene toon välja siin infot ka loomade heaolu kohta. Et kui me räägime loomade heaolust selliste tunnustatud metoodikate taustal, siis oluline on see, et loomad oleksid vabad janust ja näljast, nad oleksid vabad ebamugavustest, valust, vigastustest ja haigustest, et nad oleksid vabad loomuomasele käitumisele ja et nad oleksid vabad hirmust ja kannatustest. Et need on sellised 5 vabadust, mida loomade heaolu teemal alati niimoodi välja tuuakse. Aga siin lihafooris seda natukene lihtsustati, et pandi sellise 3 märksõna alla, et ühelt poolt see, et kas kõigi selliste valu tekitavate
tegevuste juures on siis nii-öelda see valuvabastuse faas ka, kas on head pidamistingimused ja kas loomad saavad käia väljas või ei saa. Nii, ja antibiootikumide kasutamise osa ma siin tõin ka põgusalt välja, et on siis riike maailmas, kus tegelikult antibiootikume kasutatakse kasvustimulaatorina ja see põhjustab siis meie keskkonnas ka probleeme, aga see on juba järgmiste kohtumiste teema. Oluline on see, kas antibiootikume kasutatakse ainult veterinaari ettekirjutusel ja kas see on detailselt dokumenteeritud näiteks. Ja kui ongi sellised korduvad antibiootikumide kasutamise juhtumid, et kas siis veterinaari poolt on algatatud menetlus, et teatud abinõud tarvitusele võtta või mitte. Et see on siis see lähenemine siin. Nii, aga milline üks lihafoor siis välja võiks näha? Ma toon teile välja siin esialgu Soome näite. Sellised olid need algsed lihafoorid, mis siis on Soomes, Rootsis. Te näete, et siin on sealiha ja siin on siis kriteeriumid: kliima, bioloogiline mitmekesisus, pestitsiidide eutrofeerumine ja siin on siis erinevad lihatüübid. Muud Euroopa Liidu riigid, Soome liha, selline Soome liha, kus sead söövad sertifitseeritud soja, mis siis justkui oleks vihmametsi säästev, ja siis on nende maheliha ja siin on siis iga kriteeriumi kohta see värviline mummuke näitab, et kas asi on siis hea, keskmine või halb ja see punane näitab siis sellist üldhinnangut, et meil on teatud lihatüübid, millega me just, kui ütleme, et proovin neid vältida, siis on mõned, mis ole selline kaalutlev ja rohelisega siis see, et pigem kui sa valid liha, et siis pigem vali seda. Aga meie lihafooriga asjad nii lõbusasti ei läinud. Et me tahtsime, et meil oleks kõik lihatüübid tarbijatele näidata, mis siin Eesti turul olemas on, aga kõik ei olnud sugugi nii lihtne. Kui te Eesti lihafoori näete, siis esialgu te ei näe sellist tabelit, kus kliima, bioloogiline mitmekesisus, pestitsiidid ja eutrofeerumine kõik eraldi välja oleks toodud, sest on välja tulnud, et päris raskesti on osad andmed meil siin Eesti riigis kättesaadavad ja seda just sellise intensiivsema tootmise poole pealt. Aga kui me nüüd oma rohelist foorituld siin vaatame, siis rohelise fooritule alla me oleme saanud panna riiklikult tunnustatud rohumaa-veise liha. See on siis muuhulgas ka maheliha, aga ükskõik milline maheliha mahub ka siia alla. Et Eestis saab juba ka siis mahedat kanaliha ja Eestis peaks olema üks või paar mahesealiha tootjat ka. Me oleme pannud siia kodumaise lamba ja veiseliha ka, sest meie teadmiste kohaselt on siis lihaveised üldiselt Eestis rohumaa põhised, ehk siis nad söövad peamiselt ainult rohtu ja olgugi, et nad ei ole alati, eks ole, maheloomad, et siis me võime neid ikkagi siin rohelise all käsitleda. Ja üks selline huvitav teema, millega me siin natukene ka mängisime, oli rohumaadesse süsiniku sidumine, aga sellest te võite lugeda juba meie raportist, et kõike ma täna rääkida ei jõua, mis kõik detailid avaks. Ja rohelise all te näete siis selliseid lihatüüpe, mille osas me teame, et tõesti me ei pea kasvatama tohututel aladel näiteks teravilja ja neid või saame nii-öelda kas siis mahedalt hakkama või saame rohumapõhise söödaga hakkama, et on see pestitsiidide kasutus vähene ja pigem ka eutrofeerumisse panustamine vähene. Et need on siin need lihatüübid ja kes siis soovib vaadata natukene täpsemalt meie uuringut, mis me sellel möödunud sügisel nüüd tegime, meie suur küsimus oligi see, et kui me paneme kõrvuti meie mahelihaveised ja meie tavalihaveised, et kas nende vahel on sellist väga suurt erinevust nii siis kliima mõttes, kliimajalajälje mõttes kui ka pestitsiidide kasutamise mõttes. Ja link on siin olemas. Ma lihtsalt näitan siin ühte sellist graafikut, et
kui muidu oli nii, et kui me võtsime mahelihaveised ja tavalised lihaveised ja proovisime neile siis selle 1 kilole lihale selle kliimamõju külge panna, siis see jäi sinna 37-38 kilogrammi CO2 ekvivalendi juurde, mis on maailma mõistes selline keskmine tulemus, et siin Soomes on natuke paremaid tulemusi näidatud, aga Brasiilias näiteks hoopis kõrgemaid. Aga mis selle graafiku juures võib-olla huvitav on, et kõik need kliimamõju hinnangud on tehtud nii, et seal ei arvestata seda potentsiaali, et kui need loomad seal rohumaal on, neid rohumaid karjatatakse, siis tegelikult jah, kogu sellest tootmisest justkui tuleb välja väga palju kasvuhoonegaasi, aga tegelikult samal ajal rohumaadesse süsinikuga seotakse. Ja meie siis koostööpartner Sustineerest tegi selliste üsna konservatiivsete eeldustega sellise testi, et kui me nüüd proovime konservatiivsete eeldustega panna siia juurde selle süsiniku sidumise osa ka, mida senimaani väga harva arvestatakse, siis tegelikult läheb ka nii-öelda lihaveise kliimamõju võib minna teatud juhtudel suisa nii-öelda miinusesse. Aga see valdkond on äärmiselt keeruline, süsiniku sidumine sõltub väga paljudest nüanssidest ja see on kindlasti koht, kus meil Eestis oleks vaja lisauuringuid, mismoodi meie rohumaadel see süsiniku sidumine toimub ja kui siis konservatiivseid või milliseid eelduseid kasutades me edaspidi võiksime seda analüüsides kajastada. Ma loodan, et see ei läinud nüüd väga keeruliseks, aga paraku see lihakeskkonnamõju teema ikkagi keeruline on. No nii, rohelisest me rääkisime. Siin olid meil rohumaadel kasvanud liha, maheliha, ulukiliha, aga punasesse, mida me panime. Siin on natukene toodud siis välja selliseid näiteid peamiselt vihmametsade tõttu. Me ei soovita Lõuna-Ameerika veiseliha, sest viimased uudised Lõuna-Ameerikast on ikkagi väga kurvad, et hoolimata seadustest vihmametsi hävitatakse ebaseaduslikult ikkagi äärmiselt tõsiselt ja üks väga suur põhjus on see soja kasvatamine. Uus-Meremaa lammast me samamoodi soja kasutuse tõttu ei saa soovitada ja ka selle intensiivse tootmise tõttu, mis seal sellise põliste elurikaste alade asemel toimub. Ja üldjoontes igasugune anonüümne liha, mille kohta me tegelikult mitte midagi ei tea, et siis meil ei ole mitte mingit alust otsustada. Aga kollased. No kollasesse me paigutasime meie praeguste teadmiste kohaselt muu kodumaise liha, ehk siis meie kodumaine broiler, meie kodumaine siga ja meie kodumaine veiseliha, mis pärineb siis piimafarmidest. Ja siin on täpsustamise kohti tegelikult palju. Intensiivtootmise esindajatega me oleme siin kontakte loonud, aga need kontaktid on esialgu võib-olla jäänud natukene pinnapealseks, et siin oleks lisauuringuid kindlasti vaja, et Eesti broilerile ja Eesti lihale ja võib-olla piimafarmist pärinevale veiselihale tegelikult meil selliseid konkreetseid kliimanumbreid veel ei ole olemas. Nii et need kirjeldused või need hinnangud siin kollase all põhinevad siis sellisel kvalitatiivsel tootmissüsteemi aspektide analüüsil, et see on meie praegune teadmine. Ja kui meil teadmised täienevad, midagi muutub, siis kindlasti lihafooris need hinnangud ka muutuvad. Nii, kordame korraks üle. Rohelises oli meil rohumaade põhine liha, riiklikult tunnustatud rohumaaveis, mida te ilmselt selle Liivimaa lihaveisa märgi all võib-olla paremini teate. Üldiselt maheliha, ulukiliha, meie kodumaine lammas ja kodumaine lihaveis. Punase all on siis sellised importlihatüübid ja selline anonüümne liha, millest me väga midagi ei tea. Ja kollasel kodumaine broiler, siga, kodumaine veiseliha. Ma palun teil nüüd hinnata natukene enda lihatarbimist. Mis te arvate, mitu protsenti teie poolt tarbitavast lihast on lihafooris hinnatud rohelisega?
Mis te arvate, kui palju te sööte näiteks rohumaa veiseliha, kui palju kohalikku lammast või kui palju üldse maheliha? Ma panin siia hästi sellised üldised kategooriad, et ma loodan, et te kuidagi oskate ennast sinna paigutada. Anname natukene aega, et selle peale mõelda, et see ilmselt väga lihtne, aga kohe niimoodi kiiresti välja mõelda võib-olla pole, kes just ainult maheliha ei tarbi. Mul tuli mõte, et äkki need, kes 0 panid, et need ei söö üldse liha. Õige, muidugi. See valik oleks pidanud ka veel olema. Ja tõesti. Aga no arvestame siis sellega, et pigem... Ma panin just 100%, sest me ei saa üldse liha. Ahaa, no vot. Kohe praktiline nõu on, kuidas seda küsimust järgmine kord küsida. Ja. No vaatame, midagi me ehk siiski natukene sellest teada saame. Me kasutasime sama küsimust ka siis, kui me tegime sügisel laste ja kokkadele sellist liha ja kala koolitust. Ja siis oli see kokkadel ka päris selline huvitav harjutus. Palusime neile siis nende tooraine põhiselt niimoodi hinnanguid, et kui palju neil on võimalik oma lasteaias maheliha kasutada näiteks. Või meie kohalikku lammast või lihaveist. Aga suur tänu selle tagasiside eest. Mul on veel lõpuni paar slaidi ja siis me saame ettekande osa kokku tõmmata. No mida siis tarbijale öelda? Toidufoori sõnum võiks olla see, et meil on vaja muutusi selles osas, mismoodi me toitu valime. Ja kõige olulisem on see, et meil tekiks üldse huvi, et küsida, et mis toit see on, kuidas see on toodetud, kust see pärineb, mis on kõige selle taga. Ja mulle tundub, et ilmselt lähiaastatel me veel näeme paljusid protsesse, kuidas see toidu keskkonna mõju võiks rohkem tarbijale näha olla. Üks asi, mida ma nüüd siin ka aastate jooksul erinevatel konverentsidel käies võib-olla enda jaoks olen lahti mõtestanud, et mul on endal tihti väga raske poes käia, sest ma kuidagi ei usalda seda üht või teist toodet või ma ei saa näiteks osta tavalisi mune poest, kuidagi lihtsalt on mulle vastuvõetamatu, sest on teatav usaldamatuse küsimus. Aga ma arvan, et Eesti inimestele küll võiks sõnum olla see, et neid edusamme märgata kodumaise liha tootmisel, et see kindlasti on vajalik, et need kontaktid ka, mis meil on siin olnud selliste intensiivtootmise poolega, et tegelikult tehakse pingutusi küll keskkonnasõbralikumaks muutumise mõttes ja näiteks meie kohalikud broilerid ja kohalikud seadid söövad väga palju kohalikku toitu, mis võib-olla ka selle Läänemere mõttes on hästi oluline, et me ei tooks neid lisatoitaineid oma süsteemi juurde ja nii edasi. Et on kindlasti positiivseid asju, mida siin välja tuua ja see toiduohutuse pool on ka kindlasti oluline, et Maaülikooli teadlaste näited sellest, kuidas ikkagi meie liha on paljudes projektides välja tulnud sellise puhtamana, et siis see kindlasti on argument. Anonüümsus kindlasti ei tahaks tervitada, et tegelikult tootja peab aina enam pingutama selle nimel, et selgitada seda, kuidas see toode on tekkinud. Ja see mitmekesisus toidulaual on kindlasti toidufoori üks suur sõnum ka, et mida mitmekesisemalt me oma toidulauda katame ja mida erinevamaid asju katsetame, seda parem on. Nii, ja lihafoori hinnangud tõesti võivad muuta, et see on ka, mida tasub silmas pidada ja aeg-ajalt lihafoori selle ringi käia. Ja kuna siin on õpetajaid ka koos, siis ma lihtsalt korraks tahtsin näidata, millega me tegeleme, et noortele suunatud projekt see Eat for Change on 13 partnerit Euroopast ja Lõuna-Ameerikast on koos, et seda toidukeskkonna mõju selgitada noortele inimestele ja seni me oleme siis
loonud sellised toidu keskkonnamõju kohta animatsioonid, mis on leitavad Youtube'ist, võin neid linke jagada hiljem. Selles suures rahvusvahelises meeskonnas saime nüüd aasta alguses välja hõigata noorte platvormi, kus noored saavad ennast harida toidu ja keskkonna teemal. Nad saavad ise nii-öelda aktiivseteks kodanikeks kujuneda. Seal on juba üleval selliseid õppimisvõimalusi, kuidas luuagi oma projekt ja hakata nii-öelda maailma muutma. Me viime noori talgute raames mahetaludesse, et näidata, et toit ei teki poes, vaid need on reaalsed inimesed, kes maal toimetavad ja miks mõned versioonid on siis planeedisõbralikumad. Katsetame nüüd sel kevadel ka loenguid koolides, võib-olla on minu kolleegi Brigitta kiri nii mõnegi teie kooli juba jõudnud ja katsetame siis ka praktilisi kokkamise sessioone köökides. Nii et kui teil kellelgi peaks olema huvi, noored, kes on vanemad kui 15, mahuvad hästi meie projekti sihtgruppi, et saaksime seda kõike teile pakkuda. Et võib julgesti minuga ühendust võtta ja sellel aadressil kirjutada. Ma arvasin, et ma olen kärmem kõneleja, aga jäin natukene siin niimoodi jutustama. Nii. Teeks võib-olla korraks küsimuste vooru ja siis on plaan korraks teid väikestes ruumides natuke kaasa mõtlema panna, et kuidas meie saaks toidu keskkonnamõju teemal teile veel abiks olla. Aga võib-olla on kellelgi mõni põletav küsimus praegu lahendamiseks. Minul kohe on sööda kohta, et kui te tegite seda taustauuringut, et kas meil on ülevaadet, kui palju ikkagi Eestis kasutatakse Lõuna-Ameerikast pärit sojasööta erinevate lihaloomade kasvatamises? On see teema või tegelikult see ei ole väga? Põhimõtteliselt on ta teema ikkagi, sest selge on see, et nii-öelda praeguste tootmispraktikate juures ei kujuta ükski seakasvataja ega ükski broileri kasvataja Eestis ette seda, et ta saab seda looma või lindu kasvatada ilma sojata. Nii et see on kindlasti siin sees, mis võib-olla ma täpseid protsente kohe ei hakkaks välja hõikama selles söödaratsioonis, aga kui keegi on huvitatud, et siis ma võin seda infot võib-olla hiljem kuidagi jagada. Aga mille poole nüüd siis liigutakse, mis võib-olla on nagu natuke kahtlusi tekitav tee, on see, et me siis kasutaksime sertifitseeritud soja. On mõned sellised sertifitseerimise skeemid, mis justkui tagavad selle, et see soja ei ole vihmametsade arvel kasvatatud. Aga nagu te siin olete kuulnud juba neid sertifitseerimiste lugusid, kas või kala teemal, eks ole, et seal on selliseid küsitavusi ja võib-olla ei usuta sellesse nii väga, aga see on praegu vähim, mis meil on. Ja näiteks Tallegi broiler, nemad on siis oma sellise konsortsiumi vaates võtnud selle sihi, et aastaks 2025 nad on täielikult üle läinud sertifitseeritud sojale, et see on siis nii-öelda nende poolne pingutus, kuidas tulla siis selles osas nagu natukene rohelisema maailma poole. Aitäh, tundub, et olin ainus praegu. Et võime vist edasi minna vestlusele. Kuna meie tahaks oma projekti tegevustega ka väga toetada koolis tehtavat, siis ma panen siia chati ühe lingi ühele dokumendile, kuhu me sooviks, et saaksid kokku kõik need mõtted selle kohta, et kas ja kuidas või kas ja mis laadi tuge oleks teil vaja koolis toidu keskkonnamõju käsitlemisel. Et kas oleks mingeid toidu keskkonnamõjuga seotud teemasid veel, mille kohta te tahaksite rohkem kuulda? Kas oleks vaja rohkem videoklippe või loenguid või ettevalmistatud töölehti või mingit vahendatud uuemat teadusinfot? Ja meil oli plaan jagada teid 5 gruppi, nii et igast grupist üks inimene võiks sinna
faili siis kirjutada neid oma grupi mõtteid üles, et siis leppige võib-olla oma rühmas kokku, et kes on kirjutaja. Aga meil on selle seminari lõpuni natukene aega, et võib-olla me kulutaks 10 minutit sellise mõtete vahetamise peale ja siis on veel lõpusõnadeks aega ja kell 5 on siis plaanitud lõpp. Jah, et ma teen 6 ruumi, automaatselt need tulevad ja siis jagan iga ruumi sinna chati veel kord seda linki, et siis te võite valida, et nii-öelda igast ruumist ainult üks inimene teeb selle lahti ja paneb need mõtted kirja. Ja Silja, me võime, eks ju, meil on ka lasteaedadest palju inimesi, et me võime ka lasteaia vajaduse kirja panna. Ja, seda küll. Tulevikku vaatame. Ja, just, et ma vabandan natukene see rohelise kooli seminar, siis see kohe mind niimoodi suunas. Võiks siis peate jätta liitumisnuppu join veel vajutama, et te nendesse ruumidesse jõuaksite. Lõppis 13 miinus 2. Nii vist ei tulegi 6 ruumi. Ma vaatan, et ühes on ainult üks inimene, ma tõstan ta. 1, 2, 2. Nii, need, kes siin veel on, kas te olete siin, kas te lähete liitute? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vaikselt liigume suurde saali tagasi. Need viimased vaprad, kes on lõpuni vastu pidamas. Panen ise veel ühe meie mõtte. Meeting is being recorded. Ja ilmselt need mõtted, mis jäid ka pooleli, et eks neid saab veel lõpetada seal Google Docsis. Ja kui veel pärast mõni, tõesti, et kui korraks otsa vaadata või ka miks mitte küsida omal kolleegidelt, õpetajatelt, et ka just ka näiteks ka lasteaia tasemel, et mis need materjalid on, millest puudus on, et siis saab julgelt Marise minu suunas hõigata ja või siis otse Siljale, et saame edasi saata ka. Et kui on praegu olemas ressurssi, mille eest saaks teha toredaid vahendeid, et siis hea meelega ju võiks seda ära kasutada. Et saaks just see, mida vaja on. Aga Silja, kuidas me edasi teeme? Mulle tundub, et kas vist on ruumi tagasi jõudnud kõik, kes veel kohal olid? Ma arvan, et see dokument tegelikult siin lingina jääb kõigile veel tõesti näha, et kes soovib sinna midagi lisada, võib ju ka lähipäevil seda teha, et minu poolt muidu on kõik ja ma väga tänan kuulamast ja tõesti jään ootama teie kirju, kui kellelgi on küsimusi, kas meie juba olemasolevate materjalide või noorte talgute või loengute või mille iganes kohta.
mina ütlen Sillale suur aitäh meiega jagamast oma teadmisi ja üldse tegutsemast, et ongi, et see toiduteema võib kohati minna väga kirglikuks ja see ongi väga huvitav teema ja tegelikult neid võimalusi tõesti, kuidas ka puhtalt menüü valikute abil teha tulevastele põlvedele väga palju paremaid valikuid ja keskkonna seisukohast, et see on ja samas on ka see üks selline põhjatu teema, et mida järjest niimoodi targemaks saada ja neid fakte ja uuringuid tulebki juurde, et nii-öelda teaduspõhist lähenemist ka mitte ainult seda kõhutunnet usaldades, vaid saabki faktid ka taha. Et suur aitäh, et me kindlasti selle toidu teemal hoiame silma peal ja hoiame toidufooril ja erinevatel materjalidel silma peal. Kas on kellelgi veel lõppu viimane küsimus, viimane võimalus otse küsida? Kui ei, siis kõigile suur aitäh tulemast, osalemast, oma mõtteid kiirkorras jagamast vajaduste osas ja tõesti, kui tuleb mõni mõte veel pähe, konkreetne ettepanek, siis kindlasti see mitte endale jätta, vaid saata meile edasi. Ilusat neljapäeva õhtu jätku ja järgmise kohtumiseni siis mõnel webinaril või päris seminaril. Aitäh!